Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile haridusportaali Koolielu töövahendeid. Töövahendite alla on siis koondatud erinevate programmide ja veebikeskkondade tutvustused ja juhendid. Ja mõeldud on see siis nii õpetajatele, õppejõududele, õpilastele, kes tahaksid oma siis materjalide loomisel või õppetöös kasutada mingisuguseid põnevaid programme. Et kui ma olen nüüd koolielu portaalis, ma ei pea isegi mitte sisse logima ja valin töövahendid, siis on mul kohe näha siin näiteks kõige uuemad töövahendid, mis parasjagu on. Ja ma võin siin kogu aeg siis silma peal hoida ja vaadata näiteks, mis see iMotion HD on, lugeda selle kohta, vaadata, kellele ta sobib. Siis on olemas siin selline tutvustav video ja veebiaadress, kus ma selle vahendi siis kätte saan. Lisaks sellele, et on näha uuemad töövahendid, on siin paremal pool ka märksõna pilv ja selles märksõna pilves on siis võimalik valida, et kui mind huvitab nüüd konkreetselt mingisugune asi, näiteks pilditöötlus, ma tahan sellega tegelema hakata ja siis ma avan pilditöötluse märksõna alt kõik need töövahendid, millele see märksõna on lisatud, et näiteks vaatan, mis asi see Irfan View on, siis seekord on mul olemas selle töövahendi kasutusjuhendeid lausa mitu ja erinevate inimeste loodud, need võivad olla ka näiteks PDF-failid, klõpsan jälle selle pilditöötluse sõna peale, vaatan PicMonkey't, vaatan, mida sellega teha saab, veebiaadress on ka kohe olemas ja kõik need juhendid on tegelikult eestikeelsed. Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas töödelda pilti sellises veebipõhises keskkonnas, nagu seda on PicMonkey. Et saan rahulikult kuulata ja tegelikult saan siis ka oma õpilastele neid jagada ja nemad võivad ise siis midagi teha nende abil. Ja kui ma tahan kõiki töövahendeid vaadata, siis ma klõpsan nupule kõik töövahendid ja siis mul tulevad nad järjest ette ja ma võin siit järjest vaatama hakata, et mida põnevat siin siis on. Ja töövahenditega koolielus toimetangi mina, nii et kui kellelgi on mõni põnev idee või mõni töövahend, mis siin veel võiks olla, siis saate võtta minuga ühendust.